No kilekotti tarbib ikkagi tegelikult iga päev, see on üsna võimatu, et seda mitte ei tarbiks. Et jah, eile. Ma arvan, et eelmine nädal. Et ma ostsin vist, ma ei tea, mingid tomatit või midagi ja siis panin kilekotti. Majapidamises küll, aga poest ma küll ei mäleta, millal ma oleks viimati võtnud, et kodus ikka leidub. Ma tegelikult panen täitsa siia Rimi kurvi ja loodan, et kodus nagunii pesen asjad üle. Pean tunnistama, et eile, kui käisin poes, unustasin oma koti maha ja siis pidin ostma kilekotti ja siis tõin toitu koju kilekotiga. Ausalt öeldes iga kord peaaegu. Üksi olen siis võtan kilekotti, kui olen elukaaslasega, siis tema on alati kaasas. No siis ma võtaks loomulikult oma kotti. Et ma kasutan kilekotiga teinekord nagu prügikotina, et kuna lihtsalt jah, pärast kui toiduasjad välja laduda saab seda siis uuesti nagu kasutada, loomulikult see ei ole hea. Ja enamasti eelistan ka paberkotte, sest et need saab hiljem kas ära põletada või kuskil komposteerida, aga jah, kilekott ei ole mind veel maha jätnud. Ma arvaksin, et ma kasutan seda alternatiivvõimalust siis, ehk siis kasutaksin seda korduvkasutatud võrkkotti. Ma siiamaani pole seda teinud veel, sest et mugavus, aga ma kaaluksin seda kindlasti või kui kaotas kilekott ära, siis mis ma muud teeksin. Mina olen selle poolt. Siis ongi, võtad kodud kaasa ja ma arvan, et see on väga hea. Plastikpakendid võiks ka kuidagi ära kaotada, aga ma ei tea, kuidas neid ära kaotada. Kas üldse riik saab midagi omalt poolt teha? Ma arvan, et võib-olla viia kurssi inimesi sellega, mis maailmas toimub, sest võib-olla Eestis me ei ole harjunud, et on väga palju prügi, aga tegelikult kui natukene vaadata kaugemale, siis seda prügi leidub igal pool ja kui natuke tuuagi seda maailma natuke lähemale, siis inimene saab ise ka aru, et tegelikult ei ole vaja igale poole võtta kilekotti. Mina ise näiteks praktiseerin sükest meetodit, kõike, mida ma saan käes kanda, nii palju ma pühen osta. Tuleks ära keelata seadusega ja kui inimene, sest see on ainult asi, millest inimene nagu aru saab. Et kui hindu on tõstetud, aga see vahe on ikkagi niivõrd marginaalne, et see nagu ei mängi rolli. Ei tea, ei oska niimoodi ka. Maksustada kuidagi? Inimesed ostaksid vähem, aga kõik ostavad, vahet ole. Et tegelikult hakkab ikkagi mõtlemisest? Jah, ikka mõtlemisest on küll, jah.